hommikust minu ja Roosi poolt. Täna on siis juba meil 6. päev. Ma just sain 5. päeva muutuda üles. Mul läks selle monteerimisega lihtsalt nii kaua, sest ta oli nagu üle tunni aja pikk. Ja seal oli vaja palju igasuguseid asju lõigata ja monteerida, nii et jah, läks täna üles. Aga alustame siis tänast vlogi, nagu alati, advendikalendrite avamisega. Seekord tuleb Kiehl's. Uues oli kohe siin ees olemas. Meil peaks täna emme ka mingi tulema siia oma koostööpilte tegema. Ja siis mul on täna trenn ka 2. Aga rohkem plaane meil ei ole. Okei. Mis see on? Conditioner. Jojobaõliga ja kookosega kõikidele juuksetüüpidele. Selliseid huvitavaid juuksetooteid, šampoone, conditionere, ehk balsame meeldib alati proovida, et mul praegu on ka üks see nii-öelda samplige kasutusel. Ja et siis ma saan sellega ära testida. Sellega ma olen täitsa rahul. Nii. Mis meil on Benefitis? Ma tean, et 8. aknakesel mul ei ole mitte midagi, sest et ma selle võtsin välja. Aga täna selle peaks olema. Kas see on 6-9? See on 6. Okay. Roosa karbikene. Saad lahti teha? Väga cooli pakendiga. Primer. Selline näeb välja. Tead, ma täitsa jätaks. Ta lasnud väga hästi. Ma jätaks ta täitsa alles. Et kui mul enda primer varsti peaks otsa saama, siis ma saan seda kasutada. Ma isegi ei oska täna enam pakkuda mitte midagi, sest et eile me ei panta kollane. Eile ei... Ma pakun, et mingi piinetin jälle. Ei olegi. Chocolate almond. See on see valge. See mulle maitseb. Selline. See on küll jumala. On ju jah? Halb või? Oota. Silver tegi siis, või no, me tegime neid mingeid, kus me ostsime need? Hinnapommis. Kevadrulle, aga need olid halvad. Mis seal siis halb oli? Tule maitse. Ma ei taha. Peale sellist reaktsiooni ma kardan maitsta. Siis me tegime airfryeris neid, aga need on vist halb. Kas siin sugar free oli ka, mäletad või? Ma olen küll jah. Siis tänane ma olen sugar free. No ei ole palju punaseid saanud juba, aga watermelon. See roosi. Tänane saak on korjatud. Lähe päevaga edasi. Roosi läks õue ilma nautima. On mõnus või? Oi, kui mõnus, näed teda või? Mõtlesin, et vaataks, kuidas meie toorjuustukookisel läheb, sellepärast täna hommikul veel see karamellikiht, mis ma nagu ekstra peale tegin, ta oli veel vedel. Ilma käest praegu ma näen, et ta on ikka veits selline nagu, mis ma ütlen, tore slaadne asi. Ma tegin veits improt, et seal võibki, ma arvan, see... Jutuajast see näeb praegu selline välja. Vaatame, kas... Okei, ta tegelikult, see karamellikiht vist on nagu veits selline. Minu tükk läks aia taha, aga Silver ja ma olen isegi täitsa ok. Veits on vedel. Kuigi ma panin seda nagu kogurat sinna sisse isegi vähem, kui oli nagu nõutud. Ja ta ikka tuli nii vedel. Ma ei kujuta, mis supp oleks siis olnud, kui ma oleks selle kogu see tervenist ära pannud. Aga on äkki maitse on parem. Ja me tuli nüüd meie töid tegema. Luuvi asju. Nüüd olen mina selles fotograafirillis. Ei, ma ei tooda ainult rooga. Mul lihtsalt... Teil on nagu stuudio siin ju? Jah. Oh my god, kui hea valgus. Ma hakkangi nüüd siin käima. Teetest rahu saada või? Ei, teete on väga tore. Issi jälle põgenes ära hommikul. Elus, jah? Siis ma ütlesin, mine nüüd koju, kõik teed talle sööpese, hambad teeda, kõik päevaks valmis. Siis ta teatas, et poole sõna pealt, et peaks tehnoülevaatusele ära käima. Ma just ütlesin, et sa pead koju minema jätega tegelema. Ja ma saan aru, et ta tuli koju, ta oli neile söögi teinud ja siis ta lasi juba jälle jalga. No praegu on kodus ju. Ta läks ära. Ta läks Elvasse ära. Ta pidi lapsed kaasa võtma, aga ta rääkis ära selle Robini, et Robin valvaks jätet ja... Nii, mul on nüüd aeg hakata trenni minema. Sillu viib mind ära, aga mõtlesin, ma kiirelt näitan teile oma tänast trenni outfiti. Tegelikult vist ei pea küsima, kust kõik asjad saadud on. My protein. Sokid on vist mingi H&M. Ja siis ma näitan teile oma kotti ka. Seda. See on aga Gymsharkist, ma eelmine aasta tellisin.
Black Friday ajal, aga nunnu selline hea väike, aga lähme nüüd. Oleme nüüd kohal jõudnud, aga me olime nii eeskujulikud, et ma olin nii eeskujulik, et nüüd mul on natukene aega, ma pean lihtsalt ootama autost, et vihma kaasa ajab. Aga ma nii igatsesin trenni või nagu sellist või nagu füüsilisemat trenni, ütleks niimoodi, mis paneb nii-öelda hambad ristis pingutama ka. Kuri on seal. Mis oli seal? Jaa, ma olen nii väsinud. Me nagu teeme praegu osade kaupa. Ma osade kaupa suudan ära teha, aga ma kujutate, kuidas ma peaks nagu kõik kogu poti koos järjest ära tegema. Ma praegu niimoodi kuulen enda süda, kuidas tuksub. Vajab midagi ära tegema, seda kava. Katse tehtud. Mul sai nüüd trenn läbi, Sildu tuli järgi ja mitte 3 korda alati, kuhu me tulime. Okei, aknast teine välja, aga me tulime Mäkki. Olen nii ammu Mäkki söönud reaalselt. Vähemalt kõik 2 nädalat. 2 päeva. Vähemalt 2 nädalat, kui mitte rohkem. Aga trenn oli seal lõpus väga mõnus. Ja ei olnud lihtne, ütleks ausalt. Ma tõesti olin väga väsinud ja mul on eilsest juusolist nagu lihased mega valusad. Ja siis need lihased väsisid ülimalt ära ka, ehk see oli nagu äärmiselt rõve kombo. Aga noh, Mäkki nimel ma teen kõike, on ju. Nii et lähme võtame süüa. Mis sa suuvi? Sa oled söönud sõi või? Sa oled söönud ju. Saime söök kätte. Me hakkame nüüd kättemaksu kontori. Appi, mis see kotti märg on? Minu sweet and sour kott. Ja, aga nagu see oli kott suure kotti sees. See oli sinu see Mäkter, mis ta on. Need on ma arvan juustuburgerid. Kolt juustuburgerid või? Ja ma siin teist viinile. Okei. Minu kana. Mul oli 1 kana see, nii. Kana on see. Seega minu teist viinile päras, jah? Jah, ma ükskord see kogemata. Mulle see kana üldse. Mulle meeldib kõik Mäkkis. Suured friikad. Keskmised friikad. Ja väiksed friikad. Silver näitab teile party tricki. See läks põhimõtteliselt siia ju. Meil on aastavat, et oli teid. Mis jutt see on? Tere. Tere. See on Fee. Mida? Tead, kui midagi sassi? Nii märkamatult on kell juba 8 saanud. Ma vahepeal läksin siin kella 6. No me sõimegi Mäkki ära. Ja siis oli kell juba 6. Siis ma mõtlesin, et ma teen nagu väikse sellise lõunauinaku ja siis see lõunauinak venis mingi 1,5 tunni pikkuseks. Väga hea oli selles suhtes, aga nüüd mul on põhimõtteliselt päev läinud ja ma ei olegi midagi teinud. Aga ma räägin, sellised Tšaurusi tervitab. Aga selliseid päevi on ka ja ma arvan, et see on täiesti okei nagu. Lihtsalt võib-olla mul ei tule nii palju põnevat sellist contenti või sisud. Ja, aga igatahes ühe vlogi alla keegi kirjutas, ma võiks näidata oma jõulukaunistusi teile. Nii et ma teen kiirelt mingi sellise üldpuhastuse. Mul ei ole siin väga segamini, aga ma panen seda oma kohale. Ja siis näitan teile oma jõulukaunistusi. Roosi, mis sa arvad sellest mõttest? Sulle meeldib ju? Nii et ja, ega meil nagu mingid, ma ei tea, Winter Wonderlandi crazy't ei ole. Aga ma arvan, et päris selline nunnu sai ja sellise pisikese korteri jaoks piisav. Kuigi ma räägin teile pärast ühest asjast, mida ma tahaks nagu ümber vahetada või ma peangi, ta on juba oma elu ära elanud. Aga üldjuhul kõik on nagu selline väga cool. Ja ma proovin teile öelda, kus ma mingi toote sain, et kellel huvi siis teab, on ju. Asi on siis esikus selline uksematt. Ta oli umbes selline 7 eurot ja selles mõttes nagu minu meelest disaini mõttes see oli ainukene, mis seal oli. Ma tean, et Kardestis oli nagu ka jõuluuksematte, need olid äkki mingi 16 eurot või 13 eurot, aga seal olid nagu 3 eri disaini, seal oli nende, mis nad on, pähklipurajatega. See oli ka mingi lumehelvestega, mingi 3. jõulune, see oli ka veel kuuskadega äkki. Aga siin oli ainult see auto ja kuusama. Minu arust, selles mõttes ma olen väga rahul taga.
ja siit esikust suurt tuppa tulles on meil see suur kuusk. Selle kuusega on huvitav lugu see, et me ei teadnud alguses, kuidas me selle ära mahutame. Sest et tegelikult kui me panime selle kuuse kokku, meil praktiliselt terve see nii-öelda suure toa siin ala oli seda kuuske täis ja me olime lihtsalt mingi, okei, mis me teeme? Kas me võtame siis väiksema kuuse või on mingid muid lahendusi ja siis me otsustasime, et me võtame siin kuuselt, nagu me ei pane osasid okkaid, ehk siis ta jääb nagu niimoodi, see osa veits mind häirib, aga mul ei ole mitte midagi teha siin selle osas, aga põhimõtteliselt niimoodi, et alt paar oksa siis ei pane külge. Mulle meeldib just, et ta on nagu kõrge, et kuidagi see teine kuusk oleks olnud kuskil siiamaani selline, et siis ta oleks veits võib-olla imelik jäänud, et see kuidagi täidab väga ilusti ära. Ja siis meil siin kuuse all on selline väike pesa loodud. Mul küll olid nagu suured kingikarbid ja asjad, aga neid, ma eelmine aasta tegelikult mul olid olemas need suured kingikarbid ja ma sain need kardestist reaalselt ja need olid nagu päriselt suured. Lihtsalt tühjad karbid, millele ma ise panin lipsud siis külge, aga sellel aastal seal ei olnud neid ja seal olid ainult sellised nii-öelda, ma ei tea, kuidas nende nime, nagu pakitud juba sellised kaunistuste moodi, kahes suuruses suuremad ja siis need on väiksemad. Minu meelest nad ikka ei ole nagu piisavalt suured, ehk siis me võtsime neid 4 tükki, aga ma oleks tahtnud ikkagi suuremaid. Siis siin on Pepcost üks kits, mille Silver valis. Silver, jah. Talle väga meeldib see, tal oli vaja seda kitse. See kits oli ka mingi 7 €, ma mäletan. Siis see, ma avastasin, et vist see on ka Pepco pähklipure, kuigi meil on, mul on nagu suurem selline mõmmi pähklipure ja ma avastasin, et ma olin selle nagu meil olid siis kõik need jõuluasjad Elvas nii-öelda ära pandud ja siis kui ma üks päev hakkasingi neid jõuluasju nagu Tartusse võtma, ma panin selle mõmmi sinna taha, aga ma ei võtnud teda ära ja siis ma võtsin ühe kasti lihtsalt, seal kastis oli siis pähklipure ja see Pepco oma, mis ei ole nagu nii suur ja nüüd ma avastasin, et see mõmmi on ikka seal pagassis. Aga selles mõttes mulle sobib see Pepco variant ka. Ja minu enda lemmikosa siit sellest kompotist on see Santa's Express Delivery, see on ka Pepcost. Nii, siis jõuluehted. Me võtsime sellise stiili, mis praegu pop on, ehk siis retro. Mul tegelikult juba eelmine aasta olid retro stiilis nii-öelda kuuseehted ja need enamus ongi samad lihtsalt. Näiteks need on kardestist, need nii-öelda õrnemad mingid pähklipurejad, need candy cane'id, need siis need nii-öelda sellised nagu õhupalliga. Mõmmi on, see on, kõik sellised kaunimad ehted on tegelikult siit siis kardestist. Need on aga H&M Home'ist, ma mäletan. Nendele ma ei oska öelda, kust mul emme ostis. Need on päris mitu aastat vanad ehted juba. Aga jaa, see popcorn on ka näiteks mu meelest üli cute. Ja ma arvan, et see ongi praegu hetkel kõik. Ja ülejäänud asjad on siis kas Pepcost või Jyskist või Ikast, mis ikka ei ole kindel praegu hetkel. Köögialale tulles, siis siin on see Ho-Ho, mis see on Sinseist, oli ka 7 €. Siis see, ma sain teada, on vist Ikeast, kui ma ei eksi. Selline, ta on nagu magnetiga, et ta käib lihtsasti kokku lahti. Nii, nüüd bear with me, sest et see on nüüd see, millest ma pean teile rääkima, millest tegelikult on visioon olemas, aga ta on lihtsalt natukene juba elu näinud. Ehk siis see, ta on väga jubedas seisus. Ma ei ole lihtsalt kaardesti sattunud, ma ostsin selle pärja kaardestist või Silver võttis selle, aga see oli mingi selline 2 nädalat tagasi. Igatahes, kui on päris pärg, siis mul on siin kodus päris soe või ma ise kütan nii soeks, mul oli eelmine nädal 31 kraadi siin, mulle väga meeldib see, aga kohe kindlasti mitte siis elusale kuuseparjale. Nii et ta on siin mulle natukene oksi heitnud.
ehk siis me uuel nädalal lähme koos Kardestisse, võtame uue päriaasta. See on nii armas, just nagu siin sees need küünlad, need on pärit H&M Home'ist ja need küünlajalad on Jyskist. Selline nunnu väike lauaseade, et ta ei nõua nagu mitte midagi, lihtsalt kuidagi see võiks elus olla. Liigume siit edasi, siis ma tegin sellise väikse, ma isegi ei oska öelda, dekoratiivaluse siia. Need kuusega siis purgikesed on siin seist. See küünal Cozy kodu oma, mida ma ühes vlogis avasin ja siis see marmor imitatsiooniga alus peaks olema H&M Home'ist. Siis meie teleka alus. Siin on, ta on küll white pumpkin, aga ta on ikka ülihea lõhnaga. See on ka siis Kardestist, need IKEA kuusekesed, siinpool samamoodi ja see auto, millel käivad tegelikult tuled põlema, ma ei ole lihtsalt praegu pannud, see on ka Kardestist. Siis meil on siin üks diivani kaunistus. Diivaniga ma eriti midagi erilist ei teinud. Padjad H&M Home'ist, kate Sinseist ja siis Silver pani ise ühe valgusketi meile nagu niimoodi poolikult. Siia minu meelest selline cute, cozy. Minu selle aasta suss, kuhu pole ühtegi korda back-up'it läinud, aga minu meelest lihtsalt see on nii armas selline nagu asi, mis kodus on. Back-up'iku suss, sellele ma jään vastuse võlgu, kust pärit on. Ja ma ei oskaks iga arvata, aga igatahes on selline cute, pehme, valge. Ja magamistoas ka ma eriti midagi erilist ei teinud, panin lihtsalt selle valgusketi siia taha, et oleks veits cozy. Ja noh, ma räägin. Uuel nädalal meil tuleb arvatavasti üks selline shoppingu diil, kus me lähmegi ja ma tahaksin kindlasti võtta mingi jõuluse, mis ta on siis, teki, padja, voodikomplekti täpsemalt öelda, siis mingid padjad siia ka. Kuigi see padi, mida tegelikult kasutan aastaringselt, on eelmise aasta Kardesti jõulukollektsioonist. Nii et jaa, ma see aasta küll need ei näinud, aga need olid seal. Ja siis need padjad on konverterist. Ja siis see tekikene on H&M Home'ist. Ja ongi kõik. Ega mul selles mõttes midagi siin... ma näitan teile neid. Sellised tähekesed peaksid olema IKEA-st, aga panin erikõrgustele. Et midagi oleks akendel ka. Aga jah, ma arvan, et see on praegu nagu tegelikult suht piisav väikese korteri jaoks, et muidu oleks liiga selliseks, ma ei tea, ülepaisutatud jõulumaaks minu meelest siin. Praegu tekkis mõnus vubane. Aga mul rohkem praegu ei olegi teile midagi näidata. Ma mõtlesin, et me võiksime teha, või noh, ma näitan teile seda gingerbread latte, mida ma teen ja mis mulle väga maitseb. Kui kellelgi on huvi. Mul tuli endal kohviisu ja siis ma tahtsin seda. Ma tahtsin teile ühte jooki näidata. Mul tuleb siin nagu jookida mingi soovitusnurk, aga see on päriselt hea. Ja põhimõtteliselt mina olen seda näinud erikioskis, ma ei tea, kas kuskil veel, aga Kadarpiku. Ma teadsin, et kunagi nad tegid neid purgandi mahlu ainult, aga nüüd on neil nagu värskelt pressitud mahlad. Ja see on siis maasikas, viparmünt ja sidrun ja see on mega hea. Ta on nii mõnus värske ja kuidagi nagu väga meeldib. Hind on küll nagu mingi 3,10 € sellise väikse potsiku eest, aga lähme meie kohvijoogi tegemise juurde. Kasutan siis neid klaase, need on siin sees pärit, ma olen 10 000 korda seda toonitanud juba nii Instas kui ka TikTokis, aga ma olen ikkagi obsessed nendega. Teeme kõrved puhtaks ja siis alustan. Nii, jääd on ka nüüd vaja. Olenemata aastaajast mina joon jääkohvi. Ma ei tea, tavaline kohvi ei ole see, ta ei ole minu jaoks nii hea, kui on nagu jääkohv. Seega, ja talvel -20 joon ka. Ei ole probleemi. Opa. Siis üksi elamise soovitus vol 1, ma ei tea, part 1 on ju. Tavalise piima asemel kaerapiim. Selles mõttes, et mulle muidu üldse meeldivad ka mandlipiimad, kaerapiimad nagu niisama. Mul oli reaalselt 3 aastat tagasi mingi mandlipiima sõltuvus. Ma jõin ühe selle täie mandlipiima Alpro oma päevas. Tarbisin seda nii palju, et ma lõpuks enam ei tahtnud seda isegi näha.
ja siis ma nüüd, kui Silver läks kaitseväkke, siis ma mõtlesin, et ma proovin, sest et ma tahtsin ikkagi piima juukohvi sisse panna piima, aga minu meelest need piimad nagu lähevad nii kiirelt vanaks, riknuma. Ja siis mul oligi see, et ma ei jõua seda ühte tervet piima ära tarbida selle aja jooksul, aga kaerapiimadel on ju ja nendel mandlijookidel on ju nagu see säilivusaeg tunduvalt pikem, ehk siis win-win. Nii, paneme siis siia. Nüüd ma panen seda Starbucksi gingerbread siirupit. Ma hoopis panin esimene kord teda liiga palju, siis ta oli nagu rõve. Aga teda peabki nagu natukene panema, siis ta annab sellise mõnusa piparkoogi nüansi juurde. Limonini siirup. Ma lastan mingi barista siin kodus. Kuna see piparkoogi siirup ikkagi on pigem mõrkem, ta ei anna eriti magusat juurde, siis ma panen neid My Protein'i vaniljatroppe ka, aga nagu mitte palju, lihtsalt mõned. Niimoodi, et oleks nagu magusam lihtsalt. Ja see ongi kõik tavaliselt. Ja siis ma panen endal masina alla. Minul on siis see Philips 5500 kohvimasin. Siit ma võtan, ta teeb külmi jooke ka, siit ma võtan külmad joogid. Cappuccino jää oma. Mul on siin kõik seadistatud juba ära. Ja siis lihtsalt hakkab valmistama. Vaadake, kui kena see välja näeb. Ja siia juurde ma panen siis veel seda piima juurde, et oleks natuke jahedam see jook. Ilmas nii nagu perfektne just jõuluaja kohvijook. Test. Jamma. Ongi piparjook ja selline küpsiste maitse käib. Niimoodi mõnusalt tuleb hea. Ma nüüd naudin oma kohvi ja tegelikult ma arvan, et siinkohal ma täna vloogi lõpetan ka. Mul ei ole lihtsalt teile rohkem midagi näidata ja homme on juba uus päev. Ägedam päev, meil on võistlused ja muu selline trall, et siis saate seda näha. Nii et oli tore ja tšau, näeme homme.